Tere! Maiko siin. Olete ilmselt tähele pannud, et ma jagan praegult seda Sinu lugu loeb tasuta kursuse videomaterjali siin YouTube'is. Ma kirjutasin vahepeal raamatu, mille nimi on Võluri õpilane. Ja mäletate siin aasta tagasi või niimoodi, ma tegin aasta aega järjest iga nädal ühe video, kus ma rääkisin loodusseadustest. Võtsin etymoloogiliselt erinevaid sõnu pilbasteks. Rääkisin teadvusest, nais- ja meesenergiatest, nii-öelda salatarkustest, okultismist, okultsetest ehk siis varjatud, peidetud informatsioonist, või mis iseenesest oma loomuselt, olemuselt ei ole peidetud, aga nad on peidetud sellepärast, et inimesed jõuavad sellise infoni siis, kui nad on selleks valmis, vaimselt nagu valmis. Et nii kaua siis maailm ei näita seda. YouTube ega Facebook ega TikTok ega Instagram ei näita seda. Sellepärast, et inimene ei ole teinud iseendaga ära sellist piisavat, sügavat, vaimset tööd. Igatahes see tuli mingi 72 videot vist kokku ja selle tagajärjel Pärimustarkuste Instituut ja siis ma jagasin neid videosid nii enda Facebookis kui YouTube'is ja siis salatarkused, teadmised ja õpetused Facebooki grupis. Ja selle eestvedajad siis on loonud sellise asja nagu Pärimustarkuste Instituut, kus on siis filosoofia, teadus ja salatarkused omavahel siis ühendatud või et nad leiavad siis seda viisi, kuidas seletada, ja selle nimi tegelikult suures plaanis on teosoofia, theosophy, ehk siis kõrgem tarkus, jumalik tarkus. Ja mulle endalegi üllatuseks tuli see raamat hoopis midagi teistmoodi, et see võiks nagu loogiliselt vaadates olla midagi sellist, mis kajastab selle videode seriaali sisu, selle informatsiooni sisu, mida ma jagasin, aga see kukkus välja hoopis, vähemalt ma proovisin. Ja eks on teie hinnata sellisest meisterlikust vaatepunktist. Et ma olen küll 44-aastane noor mees alles, aga ma olen avastanud enda elu jooksul, kui oluline on tegelikult informatsioon. Et me ei tea seda, mida me ei tea, nii kaua, kui me uurime. Vähemalt siis uurime, kuidas küsida õigeid küsimusi, et me jõuaksime sellise sügavama informatsioonini. Et minu jaoks on alati olnud see, et minu isiklik eripära, mina inimesena, mitte minu identiteet, vaid mina kui inimene olen alati tundnud, et pealiskaudseks, suvaliseks pläkutamiseks ja lõõpimiseks on alati oma aeg ja koht. Aga see on suuremas plaanis nagu populaarne, sest tihtipeale inimestel pole midagi rääkida ega midagi öelda ja siis pläkutatakse oma tavalist sükest harju argi elu, on ju. Aga minu jaoks isiklikult, ma ei tee seda nagu maha, aga minu jaoks isiklikult minu jaoks on see igav. See on populaarne, see on pealiskaudne ja see on igav. See on aja raiskamine minu jaoks, sest mulle meeldib info. Mulle meeldib teada saada asju, mulle meeldib ennast, oma teadmiseid arendada, laiendada oma vaatevinklit, oma silmaringi. Nii. Aga sügavus on haruldane, sügavus on harv, sügavus on midagi sellist, mida sa tihti ei näe ja tihti ei kuule ja sellepärast on see minu jaoks hästi-hästi huvitav. See on umbes sama, et miks inimestele teemantid meeldivad, sellepärast, et nad on nii sellised harvad nähtused nii öelda, kuigi see on jälle selline
sügavam vaade sellel on lihtsalt see, et see on maru hea promo on tehtud mingisugustele mineraalidele, maavaradele. Ja seda on teinud Hollywood võlukepp sõna otseses mõttes. See tuleb kuskilt truismist. Jälle on ju salatarkus, bla bla bla. Ma nii-öelda enda jaoks olen need salatarkused ammendanud. Ma sain kätte sealt sellise loodusseadusliku, naturaalse, loomuliku, hingest ja vaimust emineeruva, tuleneva. Et nendes videodes ma kirjeldan kõiki neid asju nagu laiemalt. Ehk siis vahepeal ma leian endast selle meistri üles. Ja selle meistri esile tulemiseks peab kaduma ära. Peab panema kinni sotsiaalmeedia. Peab panema telefoni sahtlisse. Eraldama ennast. Mitte eraklikult metsa elu lõpuni puu alla mediteerima, vaid reaalselt tuleb võtta ette see periood, kus sa käid üksi, sa mõtled üksi, oled rohkem oma ette. Ja siis sa kuuled iseennast rohkem, siis ei ole seda lärmi, ei ole neid tuulikuid, ei ole seda Ukraina sõda, ei ole neid, oi praegu kuskil Iraagis pommitatakse, appi. Selle asem, no see ongi täpselt see pealiskaudne suvaline mürk, mis tegelikult ei anna mitte midagi muud kui adrenaliini ja kortisoli, ehk siis külvab hirmu. Ja sellega kogu aeg siis lõhestatakse ja lahutatakse erinevaid inimgruppe. Ja seda tehes inimesed unustavad ära, mis on oluline ja väärtuslik nende enda jaoks, nende lähedaste jaoks ja suure maailma jaoks üleüldiselt. Et kui mina jahiksin kogu aeg mingid vandenõuteooriaid, läheksin kaasa iga järgmise uue trendiga, siis mul reaalselt ei oleks aega. Mul ei oleks tähelepanu tegeleda asjadega, mis mind päriselt huvitavad, mis mind tõmbavad, mis mind köödavad. See kutse seest poolt, mis tahab tulla maailma, manifesteeruda läbi minu tegemiste, läbi minu teadmiste. Ja iga inimese sees on see täpselt sama asi. Ma ei ole mingi eriline hull, ma ei tea kes. Ma ei ole sinu guru. Ma ei ole kunagi selleks pretendeerinud. Ma ei taha olla guru, ma ei ole guru, mind ei huvita gurusus. Aga mind huvitab info. Ja ma olen aru saanud, et mul on anne rääkida, mul on anne ennast väljendada. Ja ma olen saanud selle, et see on olnud minuga kogu aeg kaasas, lapsest saadik. Mul on meeldinud kirjutada. Mulle on öeldud, isegi kui mina oma ebakindluses ja nagu madala enesehinnanguga, oma madala väärtustamisega ei näe seda või ei taha seda vastu võtta. Seda, mis on mulle loomulik, sest et kala ei saa aru ju, et ta vees on. Ta on lihtsalt vees ja ujub ja tema ei oska sulle öelda, kas on suve või külm või ebamugav või mugav. Sama on meil inimestega, me tihti ei näe seda, mis on meile loomulik. Aga teised näevad ja siis teised ütlevad, Maiko, sul on suur anne rääkida, väljendada ennast, võtta teemasid lahti ja lihtsasti neid seletada. Kuigi see võib olla tihtipeale ka üsna keeruline, sellepärast et ongi, keel on keel. Ja lihtne tavaline põllumehe keel, see on eraldi keel, samamoodi nagu näiteks soome keel. Teistsugune keel, mida me tihtipeale ei mõista. Mõistame alles siis, kui me õpime. Turundusmaastikus on oma keel, sellepärast et turundus on oma ette kategooria, oma ette alam, teemade grupp või kogum, mis sisaldab oma termineid, väljendeid, mõisteid, kontseptsioone. Ja kui me ei ole selles maailmas, turundusmaailmas, me ei uuri selle kohta, siis jäävad meile võõraks sellised kontseptsioonid nagu e-maili turundus või müügilehter või ROI või CRM. On ju, sest see on eraldi keel.
Meile meeldib pläkutada ja klähvida ja näidata ennast hullult targana, aga me ei tea tegelikult nendest asjadest midagi ja kuna me ei tea nendest asjadest midagi, siis need on kõik uued ja võõrad. Ja siis me pigem teeme neid maha, kardame, sest me ei saa aru. Siis tuleb välja ja esile meie ebakindlus seoses nende asjadega. Ja lihtsam on ju teha maha ja süüdistada. On ju? Ma tegin siin paar nädalat tagasi uue sotsiaalmeedia platvormi konto. See on see Instagrami ja Metaga koos käiv Threads, lõimed, mõttelõngad. Ja issand jumal. See on seal ikka täielik latad ära. Ja kui seal nii-öelda oled sina ise, jagad midagi, mida sa tead, midagi, mis tegelikult on oluline ja väärtuslik, sellepärast, et inimesed, kellele see on oluline ja väärtuslik, on ütlenud, et see on oluline ja väärtuslik. Ütlevad selle eest aitäh. Nad kirjutavad sulle, nad saadavad sulle kingitusi. Ma räägin kõik puhtast oma kogemusest. Ja siis teised lihtsalt teevad maha, sest nad ei saa aru, mida sa räägid. Nad teevad sind sõna otseses mõttes täiega maha. Ükstapuha siis, mida sa kirjutad, kuidas sa vastad, sind tehakse maha. Ja mina isiklikult ma nagu näen seda, ma saan sellest aru. Et püütakse nagu sellist rage baiti, et tekitada üles raevu ja õelust õhutada, et siis sellega ju saab hästi palju tähelepanu ja saabki. Ma olen vaatanud nende postitusi ja kommentaare ja asju. Kõik, mis on nagu rohkem negatiivselt kallutatud, saab palju rohkem tähelepanu. Nii, nüüd siit jõuame siia. Sinu lugu loeb, esimene videoloeng. Miks on lugude jutustamine nii võimas? Kus ma võtan pilbasteks tükkideks lahti ribadeks põhjalikult inimese biokeemia, endorfiinid, dopamüünid, oksüdotsiini, kortisoli, adrenaliini ja näitan selgelt seda võrdlust. Võlun nii-öelda läbi lugude jutustamise inimeses muutuva kehakeemia nii-öelda selle segunemise eliksiiri, võluri eliksiiri. Nii hea kui ka siis nii-öelda valge maagia kokteili kui ka musta maagia kokteili. Ja et need inimesed ei tea, et ma tean neid asju. Ja siis nad teevad mind maha, näitavad näpuga, hakkavad õpetama. Ja neil ei ole õrna aimugi, kes ma olen, mida ma tean, mida ma olen läbi elanud. Aga üks asi, mis ma olen õppinud, ma tean seda, ma lihtsalt tean. See ei ole et ma olen kukeaastal sündinud, kiren kukekene, edvistan sulgedega, lehvitan. Või et ma tahan, et mul oleks õigus, ma tahan, et ma peale jääksin. Ma tahan nagu domineerida. Ei, ma lihtsalt saan aru, ma tunnen seda energiat. Selles energias, missuguses energias mulle vastatakse, mis sõnu inimene kasutab, mismoodi need sõnad on laetud. Need kirjeldavad inimese enda psühholoogiat. Ja kuna ma tunnen seda, ma tajun seda, sest ma olen selle töö ära teinud, siis ma peegeldan alati seda tagasi. Ja kui ma seda tagasi peegeldan, täpselt seda sama energiat, siis ma saan puid alla täiega, siis ma olen paha. Siis ma olen täiega värdjas, on ju. Kao minemasid, tõmba nahhuisid. Mida sa üldse tulid siia platvormile? Okei, sellest ma ei tahtnud rääkida, aga see on niisugune värske alles minu elus nagu juhtunud. Kusjuures ma nägin eile karu, vaatasime mingi 5 minutit tõtt, suur isakaru. Esialgu ma nagu jäin seisma, vaatan, et kas on põder või, siis vaatan perse karu. Just nüüd on vaata hullud sulad. Ja näha on ka kõik nii pasane ja sopane. Ja siis esialgu olin nagu julge, sest ma saan aru, metsloomad kardavad meid rohkem kui meie inimesi, nagu kui meie neid, sest meil on see mõtlemise võime, on ju, me saame aru. Aga vaatasin, siis tegin plaksu, tüüp ikka passib. Ja siis hakkas mul täiega kõhe, perse, kevad. Tüüp on ilmselt mitu kuud näljas olnud, vaatab, et mingi värskelt abe aetud, saunas käinud, on ju, lõhnav, mingi tõrvase, mõnusa, magusa, kodukootud seebi järgi.
ilus kollane järk, siuke joope seljas. Äkki tahab, ma ei tea. Ühesõnaga, kortisol ja adrenaliin hakkasid tõusma. Et selle sisu õpib nii hästi, kui sa käid metsa vahel jalutama, siis näed mõnda metslooma ja ma olen ju sõna otseses mõttes 10 meetri pealt karuga otsa vaatanud. Oleme mõlemad seisnud oma territooriumi eest. Ei ole näitanud nii-öelda hirmu välja. Oleme kõik, mina seisin siin, sina seisid seal. Mis värk on, vaata. Ei liigu mina, ei liigu sina. Aga lõpuks panime mõlemad jooksu. Sittisime mõlemad ennast täis. Varsti, kui juures tuleb see koht. Ma proovisin seda filmida ka. Aga mu telefon ei võtnud nii kaugele. Ta oli umbes 200, 250, võib-olla isegi 300 meetri kaugusel minust. Aga suur, siuke suur, korralik fucking isakaru. Kevadel jooksis reaalselt mul majast mingisugune 50 meetrit eemalt üle asfalttee. Täiesti selles mõttes läbi asula. Ja need ei olnud need asjad, millest ma rääkida tahtsin. Ma tahtsin teile rääkida sellest, et ma kirjutasin raamatu. Selle nimi on Võluri õpilane. Ja see tuleb siis sellest salatarkuste, et samal ajal kui, et inimesed, kes on vaatanud mind ja kuulanud mind, te teate juba, teie teate. Aga ma just siin üks päev lõin oma YouTube'i lahti ja 56% on täiesti uued vaatajad, täiesti uued inimesed minu kanalil . Ja ma saan aru ka, miks see nii on, sellepärast, et ma muutsin kogu kanali settingut. Sellepärast, et ma ammendasin enda jaoks need salatarkused. Ma nii-öelda tõestusmaterjaliks, et keegi, kui tahab hakata mind maha tegema või targutama midagi, et siis tõestusmaterjal ongi see, et samal ajal, kui ma õppisin seda infot, samal ajal ma jagasin seda infot ja ma olingi õpilase vaimus ja sellega ma nii-öelda teen inimesed relvituks. Ja kui kellelgi on midagi öelda või ohkida või ähkida, siis palun mine vaata. Saad teada täpselt, kui sügavale ma nende asjadega läksin. Et kui keegi tahab juhuslikult neid peeniseid mõõta või mida iganes, intellektuaalset kapatsiteetile. Nii et siis raamat Võluri õpilane ma panen edaspidi nii selle video alla kui ka teiste videode alla selle raamatu ligipääsuks siis lingi ehk siis selle pakkumise lehe lingi, et kui sa sinna lingile klõpsad, siis hüppab lahti lehekülg, mis on kõik minu kujundatud, minu tehtud. Ja ühesõnaga seal saab sellega tutvuda ja siis saate ise valida, kas te tahate seda endale osta või mitte. Aga see on digitaalne raamat, see on e-raamat. Nii, sellega seoses, kuna see salatarkuste asi sai minu jaoks nii-öelda enda jaoks ammendasin ära, käisin nii-öelda selles vandenõuteooriate tiirus ära, sügavamal läksin, leidsin tõe ja saingi aru, et kõige suurem transformatsioon on lõpuks ikkagi see, mida sina inimesena teed, mida sina inimesena, millest sa huvitud, mis on sinu teadmised, oskused, huvid ja et siis kuidas sa seda teistele esitled, kuidas sa seda välja annad. Ja see on see, mis teeb sellest maailmast parema paiga, sellepärast, et me toome siia maailma midagi muud uut. Isegi kui me räägime ühest ja samast asjast, võt siin, selle sihi peal, ta seal oli, seal kus see kasepuu on seal kaares üle minu selja taga. Seal oli see karu. Enam ei ole. Aga siis vaatasime siis 5 mintsa tõtti, siis hakkasin siit minema. Ja ülejäänud, mul on siit läheb umbes 4-kilomeetrine ring koju tagasi. Põhimõtteliselt käisin kogu aeg niimoodi. Siis ise naarsid enda peale, et fucking sitakott, mida sa põed mees. Nuga on ju vöö peal, mis siis karuga maadelda on. Meisterlikkus väsi poisike. Aga meis kõigis on see meister, siis keda me saame vahepeal esile manada, välja tuua ja me saame seda infot nii-öelda siis kirja panna. Ja mina panin siis selle kirja, et kuna ma selles videode seriaalis kutsusin ennast Võluri õpilaseks, ehk siis, et ma olen õpilane, ma õpin seda, ma tahan sellest aru saada ja et kuna tegemist on okultismiga
ehk siis varjatud ja peidetud informatsiooniga. Selle alla kuulubki tegelikult siis selline sügavam, nii-öelda müstiline, maagiline, esoteeriline informatsioon. Et siis sellepärast ma panin ka endale siis nimeks Võlur. Ja kuna ma ükskord käisin seal Amazonase džunglis 2018 aastal indiaanlaste juures, kus mulle seal 7 päeva jooksul joodeti seda ayahuascat ka kõvasti sisse, et siis seal šamaani õpilane, kes aitas nii-öelda ruumi hoida, tema ütles mulle Võlur, selle peale šamaan lõi talle vastu näppe, ütlesin ja pärast siis kõik küsisid minu käest, et mille pärast sina nii eriline oled või miks ta sulle Võlur ütlesid. Ja ma pärast küsisin järgi ja siis selle facilitatori käest, läbiviija käest, kes aitas ruumi hoida, ta oli naisterahvas, siis ta ütles, et Maiko, kui sa ringi vaatad, et siin on 18 inimest, pluss indiaanlased on ju, et mis on sinu puhul erinev nendega võrreldes? Ütlesin, et ma ei tea, ma olen pikem, ma olen peenem. Ei, et see on selline edvistav, pealiskaudne. Et sul on kogu aeg kaustik kaasas. Sul on kõvade kaantega kaustik kaasas. Igal pool, kus me siin käime, kus me oleme, sul on alati kaustik kaasas. Teistel ei ole. Teistel on telefonid käes ja fotoaparaadid ja filmikaamerad, aga sinul on kaustik ja pastakas ja sa kogu aeg kirjutad. Ja see, kuidas sa ennast väljendad, et see on üllatav, kui sügav on sinu see maailmavaade ja võimekus siis inimesi inspireerida ja motiveerida. Ja sellepärast ma ütlesingi sulle Võlur. Ja et see loomulikult siis sellises elu muutvas keskkonnas ja üldse kogemuses jäi mulle nagu kummitama ja ma sain peale selle veel erinevaid kogemusi, mis nagu jõustasid seda, et okei, et Võlur, Maiko, sa oled Võlur, sa pead justkui seda maailma siis uurima, võib-olla ei pea, aga ma sain nagu impulsi, ma sain mingisuguse teeviida, mine vaata sinna. Nii, aga kogu selle kõige sees, kogu selle 8 aasta sees, mis ma olen siis nii-öelda avalikult nüüd sõna võtnud, proovinud leida oma lugu ja oma häält, selle kõige sees on olnud üks minu õppimise teema, mida ma olen siis nii-öelda õppinud, millest ma olen huvitunud, on ettevõtlus, online ettevõtlus, interneti ettevõtlus, veebipõhine ettevõtlus, informatsioonil baseeruv ettevõtlus. Kuidas luua ja kuidas müüa digitaalseid tooteid, see tähendabki videokoolitusi, e-raamatuid. Ja kuidas seda kõike automatiseerida, sest ma nägin, et ma ise olen üle 10 000 euro nende aastate jooksul investeerinud siis iseendasse, ostes erinevaid koolitusi, kursuseid. Ma olen proovinud ja katsetanud erinevaid platvorme, mis siis võimaldavad ühes kohas luua eduka online ettevõtte. Ja ma olen eksinud, ma olen saanud edu, ma olen müünud erinevaid asju, et nagu äge. Ja see on siis see üks viis, õpid, üks elamise viis lihtsalt. Mis iganes sind huvitab, mis iganes on sinu teadmised ja oskused, sa saad muuta selle digitaalseks tooteks, kui sa julged ennast välja panna ja sa saad seda pakkuda inimestele. Sest ühel või teisel moel me võime siin mõelda, et okei, tehisintellekt on praegult tulemas. Et meil ei ole enam vaja õpetajaid, meil ei ole vaja enam koolitajaid, meil ei vaja sellepärast, ma küsin kuradi ChatGPT käest blablabla, kõvad mehed, aga tegelikult keegi ei kasuta, sest see on jälle uus. See nõuab õppimiskõverat. Sa pead minema ebamugavasse kohta, et hakata uurima, katsetama, on ju. Ja lõppkokkuvõttes, kogu see COVID nagu suunas meid netti ettevõtlust põhimõtteliselt õppima, kui paljud inimesed kaotasid töö ja järjest kaotavad tänu intellektile, tänu tehisintellektile. Aga point on see, me oleme inimesed. Me oleme inimesed. Lahe on rääkida selle tehisintellektiga, ta stimuleerib nagu mõistust ja meeli, saab uusi asju teada, aga me tahame suhelda inimestega. Mina pigem vaatan teisi inimesi, kes käivad eespool, kellelt ma saan õppida. Ma kuulan neid, ma loen neid, ma õpin neid, ma vaatan nende videosid. Ma ostan nende nii-öelda koolitusi, raamatuid.
kuulan podcast'e, on ju. Ja see ei kao kuhugi ja see on tõusuteel. Sisu loomine, loojamajandus, inimeste loodud sisu. See on aasta 2026 aasta seisuga tõusnud 27 miljardile välja lõikes loojamajandusest kui suurest siis vihmavarjust, mille alla see kuulub. Ja selle prognoos on, et see jõuab selle aasta lõpuks või 2027 aasta lõpuks vist mingi 40 miljardini. Ma ei ole seda videot välja lasnud, sest see on osa ühest koolitusest, mis ma teen. Jälle videokoolitusest. Ja seal on need mul kõik kirjas, aga midagi sellist. Ühesõnaga, see on kogu aeg tõusnud, aastast aastasse järjest tõusnud ja see sai nagu topelt turbot taha. Sai raketikütuse nii-öelda taha Covidi ajal. Just sellepärast, et inimesed nagu suruti arvutite taha, suruti kodudesse. Ja võimalik, et seda nagu ei eeldatud või ei oodatud suure nii-öelda valitseva fucking hierarhia eest, kes seal püramiidi tipus on. Need maailma valitsevad juhtivad korporatsioonid ja korporatsioonide ühendused, konsortsiumid ja üksikisikud. Aga näe, siin me oleme. Ja mina nägin seda ette. Ma nägin seda ette. Ja kogu see minu sisulooja teekond on olnud selles ettenägelikus valguses, siis olen nagu liikunud. Ma olen nii palju vigu teinud sellel teel, et see on lihtsalt uskumatu. Aga vahepeal tuleb üles see meister. Võluri õpilane ja siis kõrgem tasand juba see meister. Mitte, et ma seal olen. Aga see raamat siis, Võluri õpilane, on kirjutatud siis meisterlikkuse toonis ja meisterlikkuse valguses. Ta otseselt ei õpeta midagi. See on pigem nagu suhtlus õpilase ja meistri vahel. Ja et kui te tahate seda saada, siis teil on võimalus. Videokirjelduses on link, e-raamat, Võluri õpilane. Kui sa sinna vajutad, avaneb uus lehekülg lahti ja seal ma siis tutvustan raamatut. See on minu kujundatud kõik see raamat, kogu see müügilehekülg. Blä. Ühesõnaga, see on see, mis ma teile öelda tahtsin. Ja et see Sinu lugu loeb videokursus, mis praegult on, mille siis ma iganädalaselt ühe video välja lasen. Ma veel ei ole täpselt seda päeva nagu välja saanud. Ma lihtsalt alustasin, et vana aja lihtsalt alusta, start, minek. Ära jää detailidesse, ära jää sellesse perfektsionismi kinni. Et näe, alustasin, nüüd on 3 videot väljas, nad on kõik tulnud jumala kaootiliselt erineval ajal, aga edaspidine plaan on, ma saan selle enda peas ilusti selgeks, siis ma lasen nädalas korra ühe välja. Et see on kõigile tasuta saadaval, ma ei taha olla see väravavaht, kes hoiab informatsiooni kinni, sest ma tean, et suur osa minu publikust ei ole kunagi sellise infoga pihtagi saanud, nad ei ole kuulnud, nad ei ole näinud ja mina siis mingis mõttes olen see ukseavaja. Ja see on okei. Ja samas on palju inimesi, kes sa oled ka lõpuks Maiko siia jõudnud, nagu respektne. Ja jah, täpselt, ongist, ma olen õpilane. Ma ei ole kunagi väitnud, et ma olen mingisugune hull spetsialist, ekspert või guru. Ma olen tulihingeline õpilane. Ja tihtipeale need tulihingelised õpilased omavad suuri, võimsaid ja sügavaid teadmiseid. Just sellepärast ma olen õpilane. Ilmselt enne kui ma ära suren, vahetult enne või täpselt sellel hetkel, siis alles saan öelda, okei. See eluperiood, mis ma siin maa peal olin, ma olin õpilane, aga nüüd ma siis sain lõpuks kätte selle meisterlikkuse tiitli ja mul on aeg siit elust lahkuda. Aga kõik need eksperdid, spetsialistid, kurud, meistrid, nad ei ole mingid meistrid. Nad on lihtsalt kõige odavamad müügimehed, mõjustajad, inimestega manipuleerijad. Nad ajavad head ja tarka juttu, absoluutselt neist kõigist on õppida, aga neil on reetsid, turundus, meeskonnad tagad. Nad ei ole individuaalsed, ühe isiku brändid, ühe inimese nagu, saad aru, neil on reetsid meeskonnad. Mina olen hardcore, üksik hunt, üksi teen neid asju, õpin üksi, kujundan üksi, loen üksi, filmin üksi.
loon neid kodulehekülgesid ja müügilehekülgesid ja emaili jadasid ja koolitusi, kõiki teen üksi. Ja see on üks põhjus, mis ilmselt on ka minu edu nagu pidurdanud, oleneb, kuidas keegi seda edu vaatab, aga tänases maailmas vaadatakse seda ikka, et kui sul mehena ei ole 500 000 kuradi pangaarvel, siis sa oled luuser, sitakott. Seksuaalsel turul sa oled mitte keegi. Sind ei ole vaja. Ja see on see tänapäevane naiste nagu mõistus ja ma ka ei nii-öelda väga reetselt ei üldista, aga ma näen, mis seal USA pool toimub. Ja et kui vaadata neid feministe ja seda paska, nagu mida nad sõna otseses mõttes suust välja ajavad, siis nagu neil ei ole õrna aimugi vist, mis maailmas toimub. Et vahepeal nagu ehmatabki ära, et kus kohast sellisel tasandil nartsissism ja ignorantsus üldse nagu esile tuleb, et nagu mida kuradit. Mehed on selle maailma ehitanud. Mehed, mitte naised, mehed. Kuradi feministid. Mehed on selle maailma ehitanud. Autod, lennukid, jalgrattad, tööriistad, majad, hotellid, paadid, laevad. Kogu fucking infrastruktuur on meeste tehtud. Me oleme võrdsed. Ei ole võrdsed. Ma olen 1,93 m. Väga vähe on neid, kes on minuga võrdne. Mis puutub pikkusesse. Selline asi nagu võrdsus, sellist asja ei eksisteeri eriti. Ja see on lihtsalt mingi rets. Siuke ongi nartsissistlik, rumal, ebameeldiv, hardcore, ignorantsus, täielik rumalus, pime, ära programmeeritud, ideoloogiline maailmavaate skisma, ehk siis vaimuhaigus, maailmavaate lõhenev vaimuhaigus, psühhopatoloogia. Okei, sellest ma ka ei tahtnud rääkida. Ma ütlen, kui ma rääkima hakkan, siis ma võin jääda rääkima. Eriti kui ma vabas voolus panen. Kui ma nagu konkreetselt tahan teha mingisuguse koolituse asja, siis ma proovin ikkagi hoida liini, et ma jään siin ühte teemasse, aga siin ma olen praegu vist mingi 10 erinevat teemat puudutanud. Aga jah, sinu lugu loeb tasuta kursus. Videokirjelduses on link vaimujõu planeerija, kuidas oma aega planeerida. Sellise asja tegin, see on videokirjelduses. Ja siis ma usun, et sellest huvitavad kõige rohkem see e-raamat Võluriõpilane. Et kõik minu iidne ja armas publik, kes te olete minuga kaasas käinud algusest peale, teie oskate seda kõige paremini hinnata, sest teie olete minu selle seiklusega või selle rännakuga olnud praktiliselt algusest peale ja eks ma selle teile tegingi enne kõike. Aga uued inimesed, see 56% uusi inimesi, tellige palun kanalit, vajutage palun like, aidake mind, aidake mul edasi jõuda, aidake mul edasi liikuda. Ja mitte ainult mul. Kui teie likeite, kommenteerite, tellite minu kanalit, siis see on ju loomulik, et see informatsioon jõuab nagu kaugemale teiste inimeste ette. Ja et see on kõige väiksem asi ja teisipidi ka kõige suurem asi, mis sa teha saad. Toeta, aitame üksteist, toetame üksteist, kasvame fucking koos. Okei, tšau, ilusat päeva jätku teile.